Tere õhtust! Kõik kuulevad mind väga hästi. Palun lülitame välja telefonid või paneme lennurežiimile või hääletu peale. Uskuge mind, te olete sama populaarsed kui mina ja teie telefon heliseb reede õhtul. Teile kõigepealt esineb Duo Hunt koosseisus Anna-Liisa Uusmaa, Brigitta David-Jants ja visuaale teeb meil Kristin Pärn ja pärast seda räägin juba täpsemalt.
läinud väike pääsuke, väike ja lämmakas lehelinn, mis on pidevalt natuke mind. Mus on kajakas part ja kurg, harakas lehvikele, mul on naka vahel päike ja kuu. Nii tore on täna siin olla. Palju õnne Nööfile järjekordse erilise erakordse juhtumise puhul, mis siin nendel päevadel aset leiab, et erakordselt tore, et selline naistefilmide festival Eestis on. Meie oleme Hunt, Hanna-Liisa, Brigitta, meie kolmas hunt on seal klaaside taga, kes loob seda visuaalmaailma hundile neil harvadel kordadel, kui me lavalaudadele tuleme. Jah, liikuda me täna ei tohi eriti palju sellepärast, et mitte sellepärast, et hoida 2+2 reeglit täna, vaid sellepärast, et valguse mees ütles, et üks spot on, millest tuleb kinni hoida.
jah, ja meie järgmine lugu kannab nime Stacy Stays, on meie kevadel ilmunud albumilt Station Luna. One day I landed in front of the mirror. It was clear. I landed because of my pillow. It was covered with beautiful fair. So wake up every night and fly away on my pillow. But everybody say stay, 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 stay. Stacy, stay when she needs. Stacy, stay when she wants. Stacy, stay. Thousand stars around me in heaven, thousand stars around me. Selection of stars, selection of stars.
living as a noise. Catch me if you can set one of those. Catch me if you can set one of those. Catch me if you can. Catch me if you can. One of those. Thousand stars around me in heaven. Thousand stars around me. Selection of stars. Selection of stars. What happens in Neptune? Nobody knows. What happens in Neptune? Maybe nothing knows. Catch me if you can set one of those. Catch me if you can set one of those. Catch me if you can. Catch me if you can. One of those. They say it's impossible. aitäh. täna on siin kõikidele muudele põhjustele lisaks selleks, et siin on eeskätt see, et siin on nii palju naisi, siin on nii palju andekaid naisi ja nii tore ja oluline festival, siis meil on veel üle tüki aja hea meel laval olla ja nii tore on esineda filmifestivalil, sest siis siin on uus ekraan ja suur ekraan, et tavaliselt me kipume sattuma kohtadesse, näiteks viimane kord oli meil, pakuti telekat selja taha. Et täna on sellised oivalised olemised siin. Ma arvan, et Kristinil on ka üsna mõnus seal toimetada. Aga 2 lugu on meie poolt veel. Üks nendest kannab lugu Siberia, Siber. See räägib õitsevast Siberist ja mind pani sel teemal mõlgutama. Vist täna ka natukene aktuaalne teema, et minu vanatädi Siberi mälestused, kus 8 aasta vältel hoolimata nendest, kus ta kirjeldab oma päevikutest neid koledusi, aga teisalt seda õitsvat Siberit, mis andis eksistentsiaalset jõudu ja mitte ainult jõudu, vaid ilu
kõikehõlmaval moel, mida ta on hiljem väitnud, et ta ei kohanud kunagi hiljem. jah, see lugu on mõjutatud nendest jutustustest. ja meie tänane viimane lugu on meie repertuaaris ainuke romantiline akustiline ballaad. ja see nüüd täna esitusele tuleb ja tulgu ta siis, ei ole vist liiga öelda, heade soovidega meie Ukraina õdedele ja vendadele. It was 777 days before you left the past, and I was sure
was really bad and I was the poor. But you know in Bangalore I deeply wanted you. In Bangalore I wanted to dry your eyes from the tears which could hide your lies, hide your lies, hide your lies. It was 7 days before I already felt I'm a crystal clear. But soon again, you were here in my head, saying happiness is all the mightier. But you know in Bangalore I deeply wanted you. In Bangalore I wanted to dry your eyes from the tears which could hide your lies, hide your lies, hide your lies. But you know in Bangalore I deeply wanted you. In Bangalore I wanted to dry your eyes from the tears which could hide your lies, hide your lies, hide your lies. aitäh! Suurepärane, aitäh, Duo Hunt, see oli väga inspireeriv. Mina omalt poolt tahan tervitada teid siis 4. Naisteööde filmifestivalil Raplas ja sellel aastal on meil siis fookus unustatud ja unustamatud naised. Ma palun lavale nüüd meie eestvedaja ja Naisteööde filmifestivali peakorraldaja Katrin Klaevo. Tere õhtust! Mul on esimeseks, ma soovin täna välja kuulutada Leida Laiuse mälestusauhinna. 2019. aastal mina, Tiina Lokk ja Helve Kuuskmann asutasime Leida Laiuse mälestusauhinna, milleks on Leida Laiusele antud 1985. aastal filmi Naerata ometi eest üks väike pronks naisfiguur. Selle autoriks on Hille Palm, skulptor, see on väike skulptuur. Selle nimi on Igavene tants. Esimesel aastal me andsime selle dokumentaalfilmide režissöörile Marianne Kõrverile. Järgmine kord me andsime selle väga põnevale produtsendile Katrin Kissale. Täna me soovime selle anda teile kõikidele teada nii dokumentaalfilmide kui mängufilmi Seltsimees laps režissöörile Moonika Siimetsale. Moonika Siimetsa ei ole täna siin, sest et ta on haige. Aga ta saatis videotervituse, ma ei ole päris kindel, kas see on meie ekraanil olemas. Aga Moonika räägib ka, siis vaatame Moonika ära. Tere õhtust kõikidele.
mul on väga kahju, et ma ei saa täna õhtul teiega koos Raplas olla, kuigi ma plaanisin tulla. Aga minuga juhtus selline lugu, et ma jäin haigeks, nii haigeks, nagu ma kohe mitu aastat pole olnud. Nii et olen praegu teiega seal saalis vaid oma mõtetes ja südames. Aga ma väga-väga tänan Nöhvi selle suure tunnustuse puhul, mis mulle osaks on saanud ja et te mind märganud olete. Sest et minu jaoks on ka Leida Laius väga-väga oluline Eesti filmitegija ja väga oluline režissöör, mulle endale ka isiklikult ja väga tähenduslik. Nii et tõesti see puudutab mind väga sügavalt ja hinge põhjani. Aga ma tahtsin selle kõige juures veel ka öelda, et kuna on selline tore ettevõtmine nagu Naiste ööde filmifestival, siis et kogu see filmifestival ja kõik selle festivali raames toimub, et me tekkis võib-olla selle tulemusena, et me märkaksime rohkem üldse naisi enda ümber. Olgu nad siis arstid, ettevõtjad või hoopis on nad emad, vanaemad, tütred. Et ma arvan, et selles väga imelikus maailmas, kus me praegu elame, mis on väga katki, on võib-olla üheks ainsaks viisiks sellest välja tulemiseks ongi see naiselik jõud ja vägi, mis meis kõigis on olemas. Nii et tunnustage ja märgake naisi enda ümber, emasid eda ümber. Ja see on ka üleskutse kõikidele meestele, et märgake, millised kangelased teil seal kodus on ja et tunnustage neid rohkem. Igavene tants on minu käes, see on väga ilus, see on väga hinnaline skulptuur ja me lubame, et me viime selle Moonika Siimetsale koju, siis kui ta on terveks saanud. Kuidagi uskumatu on teie ees tegelikult täna seista, kui 2 aastat on olnud meelelahutus ja kultuuritöötajad praktiliselt sügav külmutatud olekus. Eelmine kord ma seisin teie ees 2 aastat tagasi ja järgmisel päeval tuli COVID. Ma arvan, et homme COVID läheb ära. Aga meil on ju väga palju halvem olukord tegelikult. Mul on tegelikult isegi selline tunne, et mul on nagu kohatu siin natukene olla. Ma rääkisin väga mitme kultuurikorraldajaga ja ütlesin, et ma isegi ei tea, 26. 25. veebruaril ma olin peaaegu, et seda meelt juba, et Nöf jääb ära. Ma helistasin Nöfi peakontorisse, rääkisin Tiina Lokkiga, rääkisin veel mitme inimesega, nad ütlesid, et ma ei tohi seda ära jätta. Inimesed ootavad ja ma näen, teid on nii palju ju tulnud siia täna ja ma vaatasin Piletimaailma ja pooled kohad olid müüdud. Ma ei tohi jätta ära seda, mis toob inimesi kokku. Kui eelmisel aastal, mis peaaegu et ära jäi, aga kolis veebi, siis selle filmifestivali läbivaks teemaks oli keskkonnaprobleemid. Ma nutsin igat filmi vaadates ja mõtlesin, et ma viskan selle naiste teema üle parda ja ma hakkan igal aastal näitama inimestele, kuidas loodust reostatakse. No sellel aastal siiski meil on teemaks naised ja olin nõus selle avafilmi Aretha Franklinist vahetama Ukraina sõja filmi vastu. Aga teate, ma ei saanud seda filmi. See oleks olnud täna siin ekraanil, kui ma oleksin selle saanud, aga ma ei saanud. Ukrainas ei vastata praegu kirjadele. Aga Pimedate ööde filmifestivali veebikinno tuleb mõne päeva pärast Ukraina filmide eriprogramm. Tiina Lokki ei ole ka täna siin, sest et ta on
väsinud ja ta on muidugi väga kurb, aga ta saatis teile tervituse ja ma tahan selle ette lugeda. Tere, hea Katrin, NÖFi meeskond ja filmihuvilised. Ajad on rasked ja kõik me oleme moel või viisil surutud teadmisest, mis toimub Ukrainas. Kõik me oma mõtetes ja tegudes oleme ilmselt seal, aga seda enam on tore ja ilus, kui siiski sünnivad kultuuriüritused, mis aitavad meid kas või hetkeks unustada need õudsed ajad, mis hetkel sünnivad Ukrainas. Kunst ja kultuur on alati see sild, mis ühendab meid kõiki ka siis, kui ajad on rasked. Kunst ja kultuur ei tohi vaikida, ei tohi alla anda ja peab alati olema, sest siis suudame olla tugevad. Tänu teile kõigile, kes selle festivali on korraldanud. Ka Ukrainas võitlevad naised ja kultuuritegelased rindel, sestap on see festival, mis räägib naistest, nende mõttemaailmas, nende tegudest ja probleemidest täna olulisim kui kunagi varem. Kummardus teile kõigile ja slava Ukraini! Ma soovin tänada Rapla valda, kes on meid kõik need aastad lubanud kasutada neid suurepäraseid ruume. See on olnud haruldane võimalus. Sellist ei saa suures linnas teha, seda saab teha ainult Raplas. Aitäh! Ma soovin tänada Raplamaa partnerluskogu ja ei ole küll täna partnerluskogust inimesi siin, aga meil on juba 3. aastat läbi Liidri kogukonna edenduse meede 3-st saadud rahastus filmiõigustele ja see on meie jaoks väga-väga suur asi. Ma soovin tänada Raplamaa arendusettevõtluskeskust, kellega me oleme selles projektis partnerid. Aplaus! Siis ma soovin tänada Raplamaa kultuurkapitali ja ma soovin veel tänada meie kõiki naisi, kes on olnud väga toetavad. Ma arvan, et meie ettevõtlikud naised Raplamaal ühingust on täna siin, ma arvan, et umbes 40 naist. Meil on ühingus 75 naist ja 40 vähemalt neist on siin. Ja 15 on sügisest peale minuga koos seda festivali ette valmistanud. Ma tänan teid südamest. Ilma teieta ma ei suudaks seda teha. See on fantastiline. Mul on suur rõõm, et siin saalis on ka minu sugulasi, kes on NÖFile aidanud kaasa. Siin on minu isiklikke sõpru, kes on aidanud kaasa ja minu abikaasa, kes ühel hetkel vaatab tõenäoliselt seda videot, et aitäh Trügvele ka. Aga Raplamaa eraettevõtted on mitmeid aastaid pannud NÖFile õla alla ja nende seas mitte ainult õla alla, aga raha ja mitte ainult raha, vaid ka oma hinge natukene on andnud mulle Siiri Tamm. Palun, Siiri. Ma tahan anda Siirile lilled ja ma tahan sind tänada. No me teeme selle juba traditsiooniks saanud vahetuse, et oota natuke. Nii, ma olen siin tagasi siis. Ja armas Katrin ja kogu NÖFi pere. Nagu sa ennegi ütlesid, et tegelikult on aeg hästi keeruline ja ärev. Ja ei teagi nagu kuidas olla ja mida öelda ja mida teha. Aga ma tean ühte asja ja seda ühte asja teab ka kogu NÖFi tiim ja teavad ettevõtlikud naised, et me oleme täna siin ja homme siin ja ülehomme siin ainult tänu sinule, sinu inspireerivale juhtimisele ja tegelikult on see hästi oluline, et me saame kas või mõneks tunniks unustada oma telefonid, unustada need uudised, olla siin kaitsvate kinoseinte vahel
ja loota, et see maailm saab paremaks. Et aitäh sulle! Ilusat festivali teile, NÖF on avatud!